ma olen praegu siin Pärnus, nagu ma eelmise vlogiga lõpetasin. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only roll like once. Life move fast when you do what you want. Ja nüüd põhimõtteliselt siis olen Pärnus kuni neljapäevani ilmselt. Hetkel ma siis põhimõtteliselt otsin siit mingid videoideid, see on mingi vana brainstorm aasta algusest. Ja see on siis Kinnisvara 24 oma. Ehk siis kui te näete TikTokis Leia Maja ruutmeetri arvamise ja igast muid videosid, siis jah, need on meie tehtud. Praegu oleme siin siis filmimas jälle. hingavabalt.ee, mina Plaastrid, minge tellige. Kõiki videosid, mis te näete, siis siit need tulevad. Nii kaua maksavad või? No ma arvan, et need on juba abandoned ja need tühistab ise ära automaatselt varsti mingi. Vaatad, kuidas on või alustad 4 sotistega rahulikult ja siis teed 2 sotiseid. Aga või siis lihtsalt palid ühe ja teed ära. Igatahes oleme nüüd siin Pärnu rannastaadionil. Meil on siin väike traditsioon Ikega, et teha statkal jooksulõike. Nüüd me siin on väike debatt olnud, et kas me teeme 2 sotiseid või 400 meetriseid. Igatahes midagi me teeme ja raske hakkab niikuinii. Aga jah, hommikul said tööasjad tehtud, 2 kõne ja nüüd saab rahulikult võtta, et saab, okei, mitte nüüd otseselt rahulikult, aga saame nautida teisi tegevusi. Tehtud 5 korda seeria, nüüd minna veel. No nüüd on 10 lõiku on tehtud. Iker 11 seal. Viimaseid ei jaksa tõmma koos panna reaalselt. Nii et ma panen mingi 3. ja 5. võib-olla või 2. ja 4. või midagi. Et jah, päris raske on juba, aga Ikele jõudu vaja rohkem ka siin. Eesti ja Soome meistri ikkagi. Rannatennise turniir on tehtud, sõidan rattaga koju, et siis bussi peale jõuda. Homme Tallinnasse siis tööasju ja siis on reedel kliendi juures üks filmimine. And I'm ready to dance. I don't know what happened to me, but I don't really care anymore. What's up, gangsters? Täna on siis neljapäev, olen kodus tagasi. Eile õhtul oli rannatennise turniir, Pärnu rannatennis Instagramis, kui tahate vaadata, seal Päär toimetab. Muidu oli väga fun ja täna siis töölainel tagasi. Üldiselt vaatan lihtsalt üle erinevad sisukalendrid, videote tagasisided ja nii edasi. No siin just otsisin Kinnisvara 24 maakleri infot. Ehk seal monteerimise poole pealt video tegemise taga on alati nagu nii palju rohkem kui lihtsalt see, et sa filmid ära ja siis monteerid kokku. Seal on nii palju neid pisikesi nüansse teatud klientidega, kus sul on vaja otsida kuskilt mingit infot, kas skripti jaoks või siis pärast monteerimisse panna. Ehk siis sul on nagu väga palju väikseid asju, mis võib-olla võtavadki sul päevast mingi 15-30 minutit, aga tundub nagu nii väike asi. Olen praegu siis filmimas siin Viimsis, just Uusmaa objekti piirkonna tutvustust Viimsist, nii et päris fun. Täna on reede, pikk filmimispäev, pärast on veel 2 Uusmaa objekti ja siis õhtul vaatame, võib-olla on vähe chillim. Aga jah, üritan näidata võimalikult palju, aga just on keeruline filmida ennast samal ajal, kui ise ka filmid. Aga kokkuvõttes on tegelikult üli fun nagu käia inimestega filmimas või nagu hästi palju uusi inimesi on nagu teatud klientidega, kus sul nagu ongi kellegagi sa oled esimest korda filmimas, kellegagi sa näed teist korda, siis sul on juba mingi klapp, vaata, sul on väga palju erinevaid kontakte, ega palju erinevaid inimesi erinevates valdkondades, alates mingi advokaatidest kuni põhimõtteliselt mingite klienditeenindajateni välja, et sul on nagu, sa näed väga palju erinevaid inimesi ja tegelikult see on nagu väga suur osa sellest tööst, kus sul on nagu fun näha
kuidas asjad nagu ka tagaplaanil teistes ettevõtetes vahepeal nagu mõnes mõttes käivad ja sina tuled sinna sisse ja siis teed oma tööd seal, on ju, aga samas nagu sa pead ka arvestama, kuidas teistel süsteemid asjad käivad ja sa pead teiste inimestega ka arvestama ja kõigil on omad väärtused, kõigil on omad suhtumised, kõigil on omad reeglid, piirid, on ju. Ehk siis selle järgi peame me ka tulema teistesse ettevõtetesse sisse ja andma endast parima ja personaalselt lähenema ja tegema nagu parima sisu, parima töö, on ju, et nii ta lihtsalt on, aga kokkuvõttes on see räigelt fun tegelikult. Just lõpetasin siin ühe objekti filmimise ja nüüd on tehtud. Pool tundi läks kauem veits, aga Marina oli tubli tegelikult ja saime ilusti 2 videot tehtud ja nüüd nii, no reaalselt kattis ära just konstantne probleem, mälu saab täis, video läheb lihtsalt poole pealt kinni. Aga mis ma tahtsin öelda, jõudsin Bolti, nüüd panen koju reede õhtu. Üritaks võtta selle õhtu vähemalt chillilt ja töövabalt, aga ilmselt peab veits tegema midagi, nii et läheb samamoodi edasi ja kütame edasi, muud midagi, meeldib. Ja nüüd Katriin tegi sellise maitsva õhtusöögi. Spagetid ja kana šampinjonide kaste. I've realized recently that it doesn't really matter. I've been running for a long time. For years. On laupäeva õhtu, kell on mingi, mis ta on, siis saab 10 värsti. Chatitsin rahulikult ChatGPT-ga ja üritad fiksida mingit veebilehte kuidagi uut moodi. Nii et nii ta meil läheb jah, siin mõned laupäeva õhtud, kus oled ikkagi töölainil, üritad arendada mingeid asju, mida sa siis nädala sees ei jõua teha. Tahad kogu aeg rohkem teha, kui jõuab teha. Selles mõttes on fun, et saab toimetada erinevate projektide, erinevate asjade kallal. Ma arvan, et see on peamine. Nii, kell on mingi 1:15. Jälle õhtu on nagu väga pikale läinud. Ma lihtsalt sattusin deep work zone'i lampi ja vahepeal, kui mul hoog sisse tuleb, siis ma kipun siin niisama tuigerdama, aga põhimõtteliselt hetkel, mis ma teen, ma näitan teile korra, mida ma hetkel teen ja mis mul nagu üks mõte on nende vlogidega. Ma proovin sellist platvormi hetkel nagu Opus Clip ja põhimõtteliselt selle eesmärk on siis teha ühest suurest pikast videost AI abil, ta teeb selle lühikesed shortsid ja lühikeses formaadis videod valmis koos, ise lõikab kokku ja nii edasi. Nii et see on see üks plaan, mis ma olen mõtlenud, et proovida teha lühikesed klipid ja siis kasutada seda nii Reelsides, TikTokides ja nii edasi. Täna proovime pošeeritud muna ja siis meil on siin üks lõhe. Soolalõhe pilliga. Ja salat ja mis see on? On küll pühapäeva hommik, aga ikkagi teeb Simo Teearu tööd. Ja Simo Teearu kõnnib ja on jälle telefonis. Millega te tegelete? Tööasjadega. Always on. Kogu aeg tuleb olla valves, ikka vastata, kellelegi kirjutada, kellelegi midagi saata, kuskile arve lisada, mis iganes, alati midagi või teha. Mida te filmite siin? Tulge nüüd palun autosse. Igatahes, mis ma mõtlesin, ma räägin, et paljudel võib-olla tekib küsimus, et mis autodega ma sõidan või mis autoga ma enda blogis sõidan või kas mul üldse on autot. Ei, mul ei ole autot. Me sõidame üldiselt tööga seoses kõik sõidud ja värki. Ma sõidan City-Bee või Boltidega ja üldiselt pikemad tiirud, siis kui me tahame kuskil Saaremaal käia või midagi, siis ma olen Randolt enda vennalt autot laenanud. Aga mul on plaan millalgi, või meil on plaan siis millalgi soetada endale auto ka ja vaadata siis seal natukene võib-olla rahulikumalt ringi liikuda igal pool, aga hetkel on asjalad nii. Imeline vaade siin Käsmu pool. Natukene Tallinnast välja sõita, siis see põhjarannik mulle räigelt meeldib ja see on nagu mõnus
vaheldus linnale vahepeal, kui tulla siia kummalegi poole, kas siis vahet pole, kas sa paned siis Keila poole või paned siia Käsmu või Loksa poole või kuhugi. Nii, käisime nüüd korra ujumas. Ma ei tea, kas äikestust lõi ka tagaplaanil, ma ei tea, äkki oli see klipipaiga näha, aga jah, mõnus. Nüüd pühapäeva õhtu lõpetame selle vlogi siin ära, tõmbame nädala kokku. Näeme järgmisel nädalal ja muud midagi, olge muhedad. Näeme!